teine päev objektil. Jõudsin täna natuke varem, et suht pime on veel. Varem jõudsin sellepärast, et ma ootan kopameest. Peaks varsti jõudma siia. Tema teeb kõigepealt selle, et lõhub betoontreppid ära. Üks on siin, teine on seal külje peal. Siis kaevab lahti vundamendi. Mina jätkan siis vooderlaua eemaldusega seal maja tagakülje peal. Nii kaua kui kopamees siia sõidab, valmistan kõik ette, võtan tööriistad välja. Oma segasumma suvilast. Võtan redelid välja, siis ma saan kätte ka muud riistad. Ja tõotab tulla põnev päev. Ettevalmistused tehtud siis. Vajalikud tööriistad olemas. Ketassaag, tiigersaag, kõige tähtsam tööriist sõrg. Alustan siis selle seinaga, et loodetavasti jõuan vooderlaua maha kiskuda enne, kui kopamees siia poole jõuab, et me jääks üksteisele jalgu. Algus on tehtud. Olen saanud natuke vooderlauda maha võtta, aga ma pean sättima oma GoPro kaamerad. Mul on ta sätitud timelapsi režiimi peale, aga tundub, et see video tuleb liiga pikk. Kopamees ei ole ka veel kohale tulnud, et loodetavasti varsti jõuab, sest ta lubas tegelikult tänase päevaga kõik vundamendi lahti kaevata, pluss trepid ära lõhkuda ning kõik selle asja siis siit lasta minema vedada. Loodetavasti jõuame kõik õhtuks valmis. Kopamees ka nüüd lõpuks kohal. Alustab siis trepide lammutamisega. Ja mina jätkan siis vooderlaua eemaldamisega. Lähen piilun vahepeal, kuidas kopameel läheb. Siuke betoontrepp oli. Maja tagumise seinaga nüüd ka klaar. Ma lähen teen ühe väikse kohvipausi. Siis vaatan, mis ma edasi teen. Kohvipaus. Minul vähemalt. Kopameel ei ole. Kopamees ütles, et tule vaata ise ka, et väikesed anomaaliad on tekkinud sinna. Uurime seda värki. Betoontrepp on läinud. Siuke risu on siis rusikasuurused munakivid ja paekivi kild seal vundamendi all. Siin on üks vana välikäimla, mis seisab ka, tundub siin paari mingi vundamendi valatud siis betoon mingi juraka otsas, et siin ei julgegi kaevata. Pärast variseb veel kokku, et kraabime selle mulle ära, vaatame, mis edasi saab. Väikene tööseisak oli mul siin. Arutasin kopajuhiga, et mis ta siin edasi peab tegema. Nii sügavalt edasi kaevata ei saa ümber maja. Kraabib mullagi ära pealt. Ja arvatavasti tuleb siin sein seina haaval vundamendile lisavundament valada siis, et ta siin kokku ei variseks. Et tööd tuli juurde. Teen vahepeal sohki ka, lasen kopameel veidi lammutada seina.
auto ette, meil tuleb kalluturauto siia. Nüüd me laeme selle mullaga täis. Me peame selle auto eest ära saama, tõmbame kopaga eest ära. Nüüdseks on lammutustöödega ühel pool. Korjan oma mandi kokku ja ongi päeva õhtust täna. Kopamees küll ootas tükk aega kallurautot. Nüüd lõpuks tuli, et saab hakata mulda ja betooni, mis ta siin lõhkus, laadima. Ma arvan, et ta jääb veel siin kaevama pimedas ka. No, kliendile kahjuks on siin natuke rohkem tööd selle vundamendiga, kui me algul arvasime, et ei teadnud, milline ta üldse välja näeb. Aga noh, siuksel kujul seda soojustada ei saa, et siin tuleb teine vundament lisaks valada, siin alla siis. See vundament on vaid 20 senti paks ja siuksed mõrad sees, et arvatavasti ta ei ole seotud ka mingisuguse armatuuriga ja mingi kivi prahi on siin all. Pudi-padi siin trepi lammutasime, siis siuke aare tuli välja, et mis sinna peitu topiti, igast pudelid ja sõdi. Oota, teeme väikse ülevaate ka, et kuidas see vundamendi ääres välja näeb. Siuke ta on. Siit ülepealt ja taga tuleb veel kaevata. Ma jätan teda siia üksi kaevama, eks ta siis annab mulle õhtul märkus, kui tal valmis on. Ja homme ma tulen niikuinii siia edasi tegema. Et siis on parem ülevaate ise ka homme, kuidas see vundamendi sokli asi välja näeb. Täna oli siis siuke päev. Homme kavatsen lõhkuda need ülemised otsaseinad siin pool ja siis teisel pool maja. Vahetan mõned ülemised palgid. Selle esimese korruse siis ülemised palgid on kõige mäda. Ehitan sõrestikku teise korruse jaoks. Ööseks katan koormakattega. Siis homseni. Objektilt sai nüüd küll tulema, kopamees veel sinna kaevama. Küsiski mu käes, et ongi nii lühike tööpäev. Tegelikult ma tahaks jõuda veel Männiku puumarketisse natuke materjali varuda homseks. Et siis hommikul otse objektil sõita materjaliga. Ega tavaliselt mu tööpäev ei lõpe veel sellega, et ma objektilt minema kihutan. Et ma koostan pakkumisi teiste objektidele, teen materjalide kalkulatsioone, see võtab ka oma aja. Ja selle aja leidmine on nagu kunst ka oma ette. Et ma hea meelega ainult kruviisides saeks aega ja oleks naelu. Et aga paraku ma selle paberi asjandusest, kalkuleerimisest ja pakkumise koostamisest ei pääse. Et see on nagu selle töö üks osa. Mitte mu lemmikosa justkui. Aga pean seda ka tegema. Nii nüüd puumarketis ka käidud, materjal peal, et homme võib rahulikult tööle sõita siis koos materjaliga.